jõuan Saksamaale, maandusin Berliini Brandenburgi lennujaamas. Suht tutikas lennujaam on see. Ja tuleb siis väikene linnatritt Kesk-Euroopas. Algab see suure konverentsiga, kongressiga, arendajate kongressiga Berliini linnas. Väike Deutsche Bahni sõit Berliini linna, peatusse nimega Südkreuz, nii et mitte päris kesklinna. Enam mul eesmärk polegi muud kui vaikselt siit hotelli jalutada. Deutsche Bahn muide olevat maailma suurim raudteefirma, raudteettevõte. Paistab, et juunikuine suur kuumalaine Kesk-Euroopas on mööda läinud. Hetkel Berliini nii samasugune nagu täna hommiku Tallinnas. Pilves, väga vihma nägu ja umbes 17-18 kraadi sooja. Rathaus Schöneberg. Tee peale jääb vaatamisväärsus mul siin. Berliinil on nii pikk ja keeruline ajalugu ja tänu sellele pikale ja keerulisele ajaloole, et oli vahepeal kogunisti 4 killustatud. Tänu sellele on Berliinil päris mitu keskust, nii et vaatamisväärsusi võib näha siin ja seal. Hotell Pension Spree, minu majutuskoht järgmiseks 4 ööks. Ja siin see maja siis sees poolt ka. Ja siin see peremees tuli välja rahvuselt venelane, vaatas, et ohoo, et mul on Eesti dokument, et küsis vene keel räägid. Ma ütlesin, et no väga hästi ei räägi, aga aru saan. Siis hakkasime ju ka vene keeles rääkima, nii et sain natuke seda praktiseerida. Aga tuba iseenesest Berliini kohta pidavat olema siinkandis kõige odavam 4 öö eest. Maksin siiski mingisugune, ma ei tea, 340 €, nii et suhteliselt kallis. Maja ise vana, kraanist vett juua ei tohi. Aga muidu tuba paistab siuke suht. Okei. Tea, mis tähtede mäng siin käib. Südamlik tere tulemast. Sa oled ühe tähe leidnud. No see täht oli selle kõrge torni alumisel uksel. Et ma ei tea, kas on mingi religioosne ehitis. Aga see siin on Fasanenstrasse. 19. sajandil olla see modelleeritud omal ajal Prantsuse Camp-Élysée järgi. No täna küll paistab siukene mitte midagi ütlev. Aga eks pärast 19. sajandit on Berliinis nii mõndagi ajalugu juhtunud ja lammutati siin mõned kohad ikka suhteliselt maha. Nii enne kui pärast teist maailmasõda. Fasanenplatz. Grün bedeutet Leben und wir bringen Grün auf den Fasanenplatz. Roheline tähendab elu ja me toome elu Fasanenplatsilt. Päris väikene siukene plats. Ja siin on nüüd natukene neid ilusamaid majasid ka säilinud ja näha. Kurfürstendamm ja ees on keiser Wilhelmi memoriaalkirik. Ehitati üles, lammutati maha, ehitati uuesti üles, vist ehitatakse, paistab, et seal tööd käivad. See torn, see iseenesest peaks olema säilinud vanast ajast, 19. sajandi lõpust. Einsteini kohvik, Albert Einstein olevat just siin Berliinis 1920. aastatel oma neid põhitöid ja mõtlemisi teinud. Berliini zoo, Berliini loomaaed, sissepääs meenutab kuidagi Aasiamaid, mingit Hiina stiili. Seal tagapool ka. Värava taga. Siegessäule, võidusammas. 1873 pandi see püsti. Ja tähistamaks siis Preisi võite Austria, Prantsusmaa, prantslaste, taanlaste üle suures Saksamaa ühendamises. Ja seal üleval on siis Victoria, jumalanna Victoria
suur ausammas monument ja pronksist statuut Victoria Victory. Bellevue palass. Siin peaks resideeruma Saksamaa president. President on Saksamaal siukene tseremoniaalne roll. Tegija on ikkagi liidukantsler. Siin Bellevue palassi kõrval minust paremale ja nüüd suur Spree jõgi, mis läbi Berliini voolab. Ohoh, presidendi lossi taha parki jalutama ei saagi tulla. Väravad ees ja turvajalutus sees. Siin väravate taga peaks siis kantsler, liidukantsler baseeruma ja kogu see ametkond paistab hästi kaitstud olema. No näen, ongi Bundeskantsleri amt. Ja sinna teisele poole jääb siis Hauptbahnhof, põhiraudteejaam Berliini linnas. Kraanavesti mingi ehitus käib. Maja seinad on täis kasvanud või kasvatatud taimi. Ja loomulikult on siin turistid ka platsis. Selle suure valitsuse maja vastas on kohe suur väljak ka. Siin kiviplaadid pandud ja kohe näha, et suurteks rahvakogunemisteks mõeldud. Et saavad massid tulla ja protestida, kui neile midagi ei meeldi. Mingid pilgid ongi siin püsti, ei tea, kas ongi juba mingid inimesed ka, kelle asjad ei meeldi. No siit natuke siukesed paremad vaated majale. Reichstag building, riigipäeva hoone, mis on siin liidukantsleri residentsi läheduses. Need valitsushooned paistavad kõik üsna ühes kõrentlis olema. Brandenburgi värav, ilmselt Berliini üks kõige vaatamisväärsus, et kui sa pole seda väravat näinud, et siis sa pole Berliinis käinud, mida kõike see värav näinud on Napoleoni käikudest kuni Berliini müüri langemiseni. Ja teisel pool on siis see suur tänav, mille lõpus paistab seesama puidusammas, kui suurest mainist oli. Külma sõja ajal olid need väravad napilt Ida-Berliin ja no siia Ida-Berliini poolele platsile ikka mahub rahvast meelt avaldama. Ees see torn, mis paistab, on siis teletorn. Unter den Linden, Pärnade all, selline allee, kirjade järgi peaks olema Berliini kõige populaarsem allee, et turistigrupid ja jalutustuurid, et need armastavad siin tänaval jalutada. Pole ka ime, sest see viib otse ju sinna Brandenburgi väravani ja siis samas on kogu see valitsuse krempel. Aga täna siin paistab küll suhteliselt vaikne, arvestades, et on 7. juuli. Humboldti ülikool. No võib vist öelda, et see on Saksamaa kõige ülikool. Saksamaalt üldse on palju tulnud neid Nobeli preemia laureaate ja kõik nad on nende vägevate ülikoolidega seotud. Aga nüüd siit suund läheb muuseumi saare poole. Saar võib ta küll olla, aga väga nagu saarele minekut ei meenuta, ikka nagu astud linnas. Et see on suur saar Spree jõel ja see maja siin, kui see nüüd meenutab Vatikani Püha Peetruse basiilikat, mida ta mulle küll meenutab, siis see on Berliini katedraal ja omal ajal ehitati
ehitatigi seda Vatikani Püha Peetruse katedraali eeskujuks võttes. Taheti teha sellest Püha Peetruse katedraalist protestantlik versioon. Ja välja tuli see katedraal lähemas vaates. Ja siin katedraali kõrval on teine uhke maja, mille nimi on Berliin Old Museum. See muuseumi saal ise kõige täiega on maailmapärandi koht. Vallied Checkpoint Store. See tähendab Checkpointi kauplus. Et ma hakkan välja jõudma vaatamisväärsuse juurde, mille nimi on Checkpoint Charlie. See onu seal kaugel. See pilt, ma mõtlen, mitte see mees, kes telefoniga räägib. Ja siin juures on suured rahvamassid, see Checkpoint Charlie. Kõik vaatavad ja pildistavad ja mingisugused majad ja see on siis meenutus külmast sõjast. Külma sõja aegu, siis kui raudne eesriie oli, siis ikkagi mingid sõjaväelased, diplomaadid, mõned välisturistid lääne poolt said siis läbi just sellest kohast sinna raudsele eesriide taha ida poolele. Ma siis liigun nüüd endiselt siis Nõukogude Liidu poolelt entering Ameerika poolele. 4 oli see Berliin siis sedaviisi jagatud, et ida pool muidugi Nõukogude Liit, siis põhjaservas olid prantslased, väga suur ala või vähemalt vaatamisväärsed alad, kus ma täna põhiliselt käisin ja ka minu hotell, see asus Briti sektoris. Ja praegult siis otsapidi jõuan ka Ameerika sektorisse. Ameerika poole pealt siis Sovjeti poolele selline kontrollpunkt. Ja siin praegult on siin valgusfoorid, nii et natukene peavad need autod siin seisma ja ootama. Nagu päris tollipunktis. Kahjuks see Berliini veltballoon, maailmapalloon on suletud täna. Kuid kas siin öeldi, et liiga tuuline? Muidu eks 150 meetri kõrgusele minema saab kena vaate ülevalt alla ka Berliinile. No ühesõnaga küsisin siis, mis minu sellest voucherist saab, et ikkagi 32 eurot. See öeldi, et see voucher, see kestab 3 aastat, mis tähendab, et lähema 3 aasta jooksul pean ma Berliini tagasi tulema. Miks ma ütlesin jälle, see maailmapalloon on kinni? Et ma 1 aasta siin juba käisin, see oli novembrikuu ja loomulikult siis oli ka liiga tuuline ja palloon oli kinni. Et ma ei tea, mis värk selle Berliiniga on, alati kui ma siia satun, siis on vihmane ja tuuline. No täna on niimoodi, et vahelduva eduga on natukene tibanud, aga otseselt mingid padukad ja kopp ei ole veel on selle pallooniga, kuidas see on. Igapärast nüüd ma olen kohas nimega Potsdamer plats. Potsdameri väljak, Bahnhof, Potsdamer plats ka. Ja 20. sajandi alguses Weimari vabariigi aegu oli see kogu Euroopa kõige suurem liiklusuppsõlm. Ja mitte ainult liiklus, teatrid, kohvikud, elukeskus ühesõnaga. Aga siis teise maailmasõja ajal tehti maatasa. Ja külma sõja ajal oli ei kellegi maa, sest Berliini müür läks siit läbi. Ja siis, kui Berliini müür maa langes või lammutati 1989, siis pärast seda on see plats postmodernistlikus stiilis taas üles ehitatud. See tagapool paistab Leipzigi plats. Siit samast platsilt läheb noolekesed ja auvärav Summer Lab, suvelaboratoorium ja loominguline suvi Potsdameri platsil. No senise põhjal on Berliin jätnud üsnagi vaikse linnakese mulje. Ikkagi ühe Euroopa suurima linna kohta. Inimesi on, turiste ka, aga ei mingeid masse, ei mingeid holde. Vaatame, mis seal homme, ülehomme ja üle-ülehomme siis messikeskuse kandis saama hakkab.